Dear good, kannast taatu. Ma arvan, et kuna iiri keelt on väga harva kuulda, siis tuleb kasutada iga väikest kui võimalust seda maailmale tutvustada. Kuidas ma jõudsin immigratsiooni teema juurde? See on osaliselt tänu sellele, et 2002. aastal tuli meie ülikooli juurde hästi palju inimesi teatades, et koolides on hetkel tõeline kriis, klassidesse on tulnud lapsed, kes ei valda, kellel ei ole mingisugust kokkupuudet olnud inglise keelega. Õpetajatel puudus igasugune väljaõppe, kuidas nende lastega tegeleda ja ühesõnaga situatsioon oli päris tõsine. Tänu sellele tellis tollane haridusministeerium meie instituudilt uuringu, vaadates siis seda, kuidas sisserändajate lapsed on iiri haridussüsteemiga kohanenud. Olles täna hästi palju rääkinud võib-olla sel teemal, kes potentsiaalselt võib Eestisse tulla, milliseid talente sisse tuua Eestisse. Üks teema, millest on nagu võib-olla natuke mööda vaadatud, on see, et inimesed tulevad tavaliselt ka perekondadega ja kas Eestil on välja pakkuda need struktuurid, mis siis võimaldavad sisse tulnud inimestel Eesti haridussüsteemist osa saada. Võib-olla osad teist küsivad, miks ma kasutan kahte logot. Olen hetkel teadur Esris, aga meil on ka sidemed Trinity College'iga või Trinity ülikooliga, kus ma siis olen sotsiaalosakonna juures assistant professor. Täna ma räägiksin põgusalt, milline on olnud iiri kogemus sisse- ja väljarände juures ja Iirimaa on suhteliselt unikaalne maa, kuna need muutused on toimunud väga lühikese aja jooksul. Ja pidades silmas seda, mida ma aeg-ajalt Eesti ajalehtedest loen ja seda, mida oli kuulda enne 2004. aastat, Iiri erinevates ringkondades, et paljud küsimused või potentsiaalsed probleemid on samad, et ei tea, mida oodata. Selleks, et Iirimaast rääkida, tuleb kindlasti põgusalt mainida Iiri ajalugu ja ajalooliselt on Iirimaa ikkagi eelkõige olnud emigratsioonimaa erinevatest probleemidest lähtudes. Üks neist oli ka 19. sajandil toimunud näljahäda, mille käigus siis väga suur osa elanikkonnast emigreerus või sai hukka. Samad väga palju probleemid olid muidugi ka 80. aastatel, kus Iirimaal oli väga suur tööpuudus ja hästi paljud inimesed siirdusid välismaale, kas siis kõrvalsaarele või siis Ühendriikidesse. Suur muudatus toimus siis 1997, mida siis üldiselt on hakatud kutsuma Keldi tiigriks. Hästi palju valitsus võttis väga proaktiivseid samme sel ajal, et tuua sisse välisinvesteeringud, tekkisid uued töökohad, haridussüsteemis toimusid muudatused ja ühesõnaga immigratsioon hakkas suurenema. Immigratsioonist rääkides tuleb kindlasti tähendada seda, et see ei toimu ühe suure lainena. Tavaliselt immigratsioon ikkagi reageerib sellele, millised poliitilised otsused on riigis vastu võetud ja kuidas majandus siis kasvab või langeb. Ja sellest slaidilt võite te ka näha seda, et võib eristada 3 erinevat etappi.
Ja võib-olla maksaks ka mainida seda, et Iirimaa algusest peale on võtnud sellise suuna, et ta toob sisse hästi haritud inimesi teistest riikidest. Mis siis hetkene situatsioon on? Te näete siin, et kuskil 20% Iiri elanikkonnast on väljaspool Iirimaad sündinud ja see tähendab ka, et on sündinud Põhja-Iirimaal ja 17% iirlastest siis elab teistes riikides ja siin on hästi oluline mainida ka seda, et minnakse ju erinevatel põhjustel. Esris viisime me läbi longituuduuringu, kus siis esimest korda uurisime lapsi, kui nad siirdusid algkoolist keskkooli ja jälgisime siis nende käekäiku läbi kogu nende kooli tee. Viimast korda intervjueerisin ma neid, kui nad olid 22-23 aastat vanad. Ja huvitav oli siis ühesõnaga näha seda, kuidas haridussüsteemi ja muud faktorid on mõjutanud inimeste otsuseid. Kui kohati võis ütelda seda, et mida väiksem hariduspagas ja tagasihoidlikumad oskused, seda väiksem oli ka võimalus Iirimaal tööd leida, inimesed olid sunnitud teistesse riikidesse minema. Samas oli ka see moment väga oluline, et väga paljude noorte inimeste jaoks on kogemuse saamine välismaal väga oluline. Noored inimesed soovisid väga veeta aasta-kaks välismaal, et teistsuguseid kogemusi saada. Ma mainisin enne, et Iirimaa on suhteliselt unikaalne oma immigrantide suhtes, pidades silmas, et tegu on hästi mitmekesise seltskonnaga. Ja te näete siin nüüd 2 viimase rahvaloenduse andmeid ja nagu näha on see, et Poolast tulnud inimeste arv on oluliselt kasvanud 2 rahvaloenduse vahel. Hästi palju on tulnud sisse ka inimesi Inglismaalt ja Ida-Euroopast, teistest Ida-Euroopa riikidest. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et meil on hetkel kuskil peaaegu 200 erinevat rahvust esindatud ja need inimesed räägivad üle 180 erineva keele. Ja see toob endaga kaasa ka teatud probleeme, sest kui on tegu teatud rahvusgruppide või inimgruppidega, siis mõnikord on suunatud toetust kergem osutada siis, kui on väga ühetaolise grupiga tegu, aga kui see grupp koosneb niivõrd paljudest erinevatest inimestest, on see oluliselt raskem. Ja üldiselt on sisserännanud inimesed koondunud suurlinnadesse, mis ei tule kellelegi üllatusena, kuna seal on tavaliselt suurem ligipääs tööturule ja ka üürihinnad on üldiselt madalamad. Muidugi pidades silmas seda, et sisseränne Iirimaal on ikkagi suhteliselt uus fenomen. Esimesed sisserännanud, neil ei olnud nagu juba välja kujunenud tugisüsteeme, aga need on viimase 20 aasta jooksul tekkinud. Ja pidades silmas siis ühesõnaga neid otsuseid, mis omal ajal valitsuse tasandil on tehtud, meie sisserändajad on valdavalt olnud väga hea haridustasemega. Mida siis ütelda Iiri immigratsioonipoliitika arenemise kohta?
nagu ma ütlesin, see kõik on toimunud väga kiiresti viimase 2 aastakümne jooksul ja ma ise mäletan väga hästi toonaseid jutuajamisi, kus inimesed arvasid, et tullakse, võib-olla töötatakse aasta-paar, minnakse tagasi, aga siis avastati, et inimesed tulevad ja jäävad tihti siis, kui on juba sündinud lapsed, kes käivad kohalikus koolis. Sellisel juhul on tunduvalt tõenäolisem, et pere jääb vähemalt nii kauaks, kuni laps oma koolitee lõpetab. Ja poliitilised otsused olid ka tõtt-öelda väga umbkaudu vastu võetud. Ühesõnaga, see ei olnud väga kindlat plaani, sest ikkagi seda varjutas see arusaamine, et võib-olla me ei peagi tegelema väga tõsiselt poliitika arendamisega, kuna võib-olla kuskil aasta-paari 5 pärast inimesed lahkuvad. Ja valdavalt puudutas ühesõnaga see poliitika arendamine selles valdkonnas ikkagi neid inimesi, kes Iirimaale tulid tööle. Ja te näete siin ka, et enne 2004. aastat eriti, mis puudutas mitte Euroopa Ühenduse liikmesriikide inimesi, siis eelistati kõrgema haridusega inimesi. Immigratsioonist rääkides tuleb kindlasti välja tuua ka positiivseid momente. Väga palju viimasel ajal räägitakse immigratsiooni negatiivsest mõjust. Aga nagu eelkõneleja ka mainis, tuleb kindlasti pidada silmas seda, et meil on Euroopas vananev elanikkond. Samas sisserännanud inimesed toetavad majandust, nad toovad juurde uusi ideid, uusi oskusi ja ühesõnaga nad laiendavad ka võib-olla meie endi silmaringi, pakkudes juurdepääsu teistele kultuuridele. Mis puutub negatiivsesse ossa Iirimaa näitel, siis mida me oleme leidnud oma uuringutes on see, et need, kes on välja rännanud, eriti kui nad ei tule lääneriikidest ja kui ühesõnaga nende keeleoskus on tagasihoidlik, siis vaatamata isegi kõrgele haridustasemele ei lähe neil nii hästi kui iirlastel tööturul. Teatud rahvusgruppe puudutab muidugi ka rassism ja ekspluateerimine. Hiljuti oligi Iiri ajalehtedes pikalt juttu inimestest, kes on tulnud Ida-Euroopast ja kes töötavad Iiri hotellides nende inimeste töötingimusest. Muidugi huvitav on jälgida erinevaid immigratsiooni ja emigratsiooni aspekte. Ja kui rääkida näiteks arstidest, siis on huvitav tähendada seda, et hästi paljud Iiri arstid on läinud mujale, kuna seal on paremad töötingimused ja ühesõnaga sisse on tulnud palju Filipiinidelt ja mujalt pärit arste, nii et ühesõnaga muutused toimuvad hästi mitmel erineval tasandil. Ma mainisin just ühesõnaga keeleoskust, mis on hästi oluline ja see ei puuduta ainult näiteks tööturgu, vaid ka seda, et ühesõnaga inimestel oleks võimalik kohalikust kultuurist osa saada. Ja mida me oleme muidugi ka leidnud seda, et kuna paljudel puuduvad teadmised kohaliku haridussüsteemi kohta võib-olla, siis on neil ka raskusi, näiteks nende laste koolidesse paigutamisega.
Ja tahtsingi teile näidata seda, milline oli selle situatsioon Iiri koolides siis 2007. aastal, kus siis immigratsioon või siis sisseränne Iirimaale oli väga kõrge. Ja ühesõnaga algkool on siis alates 4. eluaastast kuni 12. eluaastani ja vanem eagrupp on siis keskkool ehk siis second level. Ja te näete siin, et ühesõnaga koolid väga palju erinevad sellest, kuivõrd palju sisserändajate lapsi seal käis. Osades koolides pole ühtki ja teistes koolides on ühesõnaga 20% lastest väljarändajad. Ja selline segregeeritud haridus teiste riikide näitel võib ühesõnaga ennustada seda, et toimub fenomen called the white flight, kus siis ühesõnaga kohalikud katsuvad oma lapsed ära võtta nendest koolidest, kuna see on liiga palju immigrantide lapsi, kuna on kartus seda, et ühesõnaga koolidel ei ole nii palju ressursse, et piisavalt head haridust anda kõikidele samaaegselt. Pidades silmas vahepealset majanduslangust, kuivõrd oluline on nagu rääkida sisserändajate lastest, väike slides illustreerimaks seda, et ühesõnaga meile siiski tuleb algkoolidesse ligemale 3000 last viimaste aastate jooksul, mis on nagu päris suur arv. Ja samas situatsioon on ka samasugune keskkoolides, näiteks ühes koolis on 46 erinevat rahvust, ühesõnaga nende 800 õpilase seas, kes seal koolis käivad. Muidugi koolid ka osaliselt katsuvad vältida sisserändajate laste vastuvõtmisest ja alles hiljutise ajani vastuvõtupoliitika oli väga piirav mujalt tulnutele. Aga viimased muudatused on ühesõnaga seda situatsiooni muutnud paremaks sisserändajatele. Ja ühesõnaga, kas me peame pelgama, et väljarändajate lapsed tulevad meie kooli? Vähemalt Iirimaal leidsid kooli direktorid, et sisserändajate lastel on ühesõnaga väga kõrge motivatsioon ja püüdlused, olgugi, et võib-olla ühesõnaga pidades keeleoskust silmas, et nende hinded võib-olla ei olnud nii head, kui võiks loota. Ja muidugi ka üks valdkond, kus on olnud suuremad muutused, on siis juurdepääs ülikooli. Nii ma mainisin põgusalt majanduskriisi ja see puudutas natuke rohkem sisserändajaid kui Iiri enda inimesi. Aga huvitav fenomen oli see, et olgugi, et teatud mõttes suhtumine sisserändajatesse muutus natukene negatiivsemaks, sellelegi vaatamata hästi paljud nagu tundsid või ühesõnaga siiski tunnevad toetust immigrantide suhtes ja et sellest aru saada, selleks tuleb jällegi heita pilk ajalukku, kus siis väga paljud iirlased olid ise sunnitud mujale rändama, nii et mingil määral nad nagu saavad võib-olla rohkem aru nendest inimestest, kes tahavad Iirimaale tulla mõne teise riigi kodanikega võrreldes. Ja kuhu siis ühesõnaga majanduskriisi järel inimesed on läinud? Ei tule suure üllatusena muidugi see, et valdavalt ikkagi mindi inglise keelt kõnelevatesse riikidesse ja päris suur arv
Muidugi ei ole hetkel teada, kuivõrd paljud olid sunnitud minema ja kuivõrd paljud läksid lihtsalt selleks, et teistsugust kogemust saada. Ja pidades silmas, et hästi palju on Eesti kontekstis hakatud rääkima sellest, et kuidas tuua andekaid inimesi tagasi Eestisse, ühesõnaga sama retoorika on olnud ka Iirimaal, olgugi et võib-olla mitte sellises ulatuses, nagu ta Eestis on olnud. Muidugi riik on astunud ka hästi palju samme selleks, et sisserändajad toetada, nagu te siinselt slaidilt võite näha, on mitmeid institutsioone asutatud selleks ja hästi oluline on siin mainida seda, et ühesõnaga nende institutsioonide töö ei toimiks isolatsioonis üksteisest, vaid et erinevad instantsid suhtleksid üksteisega, et sisserändajaid mitmel moel toetada. Ja hästi oluline on ka see, et ühesõnaga sisserännanud inimesed tunnetaksid, et on olemas instantsid, kuhu nad võiksid pöörduda oma õiguste kaitseks. Ühesõnaga, lõppkokkuvõtteks ma tahaksingi võib-olla öelda seda, et Iirimaa on olnud suhteliselt unikaalne riik selleks, pidades silmas seda, et muutused ühiskonnas on toimunud väga-väga kiiresti, aga erinevalt sellest on ühesõnaga poliitika olnud väga-väga aeglane, arvates alguses, et inimesed võib-olla lahkuvad pärast paari aastat. On teatud grupid, kellel on võib-olla Iiri ühiskonda sulandumine olnud eriti raske, need on ühesõnaga asüüliotsijad ja Iirimaad on tihti kritiseeritud selle poolest, et ühesõnaga asüüliotsijate dokumentide läbivaatamine ja otsuse langetamine võtab väga kaua aega, see võib võtta aega kuni 4 aastat, selle aja vältel elavad inimesed võib-olla kohandatud hotellides, elatakse mitmekesi koos, võib-olla lastel ei ole piisavaid võimalusi seal oma koolitööd teha ja nii edasi. Nii et seal on hästi palju probleemid. See on kindlasti üks aspekt, kus Eesti võiks Iirimaalt õppida, mida mitte teha. Ja nagu ma tahtsin ütelda seda, et tihti retoorika keskendub negatiivsele ja ma arvan, et osaliselt on see tegu lihtsalt sellega the fear of unknown, et me ei tea täpselt, ühesõnaga, mis juhtuma hakkab, aga me igaks juhuks kardame ette. Et see ei pruugi sugugi mitte olla negatiivne mõju Eestile, kui mujalt tulevad inimesed. Nagu ma ütlesin, et selleks, et mõista, kuidas iirlased on suhtunud sisserändajatesse, tuleb pidada silmas nende endi ajalugu, kuidas nemad olid omal ajal sunnitud lahkuma. Olgugi, et majanduslangus mõjutas mõlemaid nii kohalikke kui ka sisserändajaid, siiski Iiri elanikkonnad ikkagi tunnevad suurt toetust sisserändajate suhtes. Aspekt, mida kindlasti tuleb vältida, on kahtlemata rassism ja diskriminatsioon ja mida me ühesõnaga selles haridusuuringutes avastasime, on see, et rassismi ilmingud on olemas juba algkoolis, kus ühesõnaga inimesi narritakse nende välimuse pärast, nende nahavärvi pärast ja nii edasi ja lapsed tihti ei mõista, et ühesõnaga see võib teist väga solvata, öelda, et it's just bullying, everybody is doing bullying, you know. Aga kui me rääkisime nende lastega, me nägime, kuivõrd tõrjutud nad ennast tundsid. Iirimaa on selles suhtes olnud huvitav, et meil ei ole olnud mingisuguseid suuremaid
arusaamatusi erinevate kogukondade vahel ja tõtt-öelda on päris raske öelda, miks see nii on. Võib-olla osaliselt on see tulenenud tänu sellest, et on teatud haridustasemega inimesed, keda on Iirimaale vastu võetud. Inimesed, kes on tulnud, on valdavalt tulnud ikkagi Euroopa kultuuriruumist, nii et ühesõnaga seal ei ole väga suuri kultuuride vahelisi kääre. Aga karta on, et kui ühesõnaga sisse rännanud inimesed tunnevad, et ühesõnaga nende õigusi austata, et ühesõnaga nendel puuduvad samasugused võimalused kui kohalikel, siis võib väga kergesti juhtuda, et ühesõnaga meil tekib sama situatsioon, nagu on tekkinud Prantsusmaal, kus tavaliselt on just teise ja kolmanda põlvkonna sisserändajatega olnud probleeme. Ja oluline on pidada silmas ka seda, et integratsioon puudutab kõiki, see ei puuduta ainult sisserändavaid inimesi, vaid ka meid, kes me teisi vastu võtame, et ühesõnaga, et me teeksime endast sõltuva selleks, et inimesed tunneksid ennast siin nagu kodus ja nagu eelnevalt sai ütelda, et inimestel oleks võimalik öelda, et Eestis on hea olla. Tänan tähelepanu eest.